lae pealt tuli kangur. Ütlesin tere niimoodi, et kas ütleb mulle vastu üldse või mitte, aga... Paned seal rantsisärgi selga, 2XL, närid nätsu, siis oli juba teada. Hea, et sind nii-öelda ära saadeti Tartust. Ma arvan, sellel hetkel see oli et nagu väga... lõi nagu natukene prioriteerid paika. Mõni treener on siuke ka, et sa räägid temaga ja lõppkokkuvõttes on ikka teistmoodi, aga ma kõigepealt tahaks võita nüüd need tiitlid ära ja tahaks lõpuks Eesti meistriks tulla, ei ole seda tunnet tulnud. Tere, algamas on podcast järgmine osa ja tänaseks esimeseks külaliseks, kellel me rohkem keskendume, on natuke pahapoisi mainega Märt Rosenthal. Tere! Tervist! Ja teise mehena kutsusime siia Hugo Toomi. Hugo on popp, loodame, et toob meile vaatajaid. Ja kui meil Bröderis oli koondismängu ühisvaatamine, siis Hugo aitas mu väga hästi välja, sest võib-olla ise ei teagi, aga mul ei olnud seal väga palju küsimusi ette valmistatud, aga Hugo vastas väga pikalt ja ilusti kõigele, nii et saime ilusti hakkama. Lobisesin lihtsalt, Aga eks siis teeme täna ka ära ja mõtleme, kuidas läheb. Nii oleme tagasi pikalt reisid Ventspilsist, et kuidas reis meeldis? Väga tore reis oli. Tagasisõit kindlasti oli toredam. Sinna minek, aga... Ja tegelikult võib öelda, et saime selle võidu, mida tahtsime ja ma arvan, et meie bussisõidud sellega tõmbasid hea aluse play-offile nii-öelda. Ma arvan ka, et sinna minek oli kuidagi jube pikk, et minu arust, me hakkasime kohe kaarte mängima muidugi, aga... Kes kaotas? Oota, me siis mängisime meie 3 ja siis Henriette. Jah, oligi. Sinna minnes. Ja siis... Makega 5. Ei, Makke oli teises mängus. Ja siis meie ei kaotanud, ütleme nii. Ja teises mängus siis Makke ei kaotanud. Jah, täpsustuseks. Et jah, kahjuks Henriettel ei olnud kaardi õnne, võib öelda. Õnne oli hästi, isegi lihtsalt oskused peab natuke lihvima. Okei, sa ütlesid otsa välja. Tegelikult ta läks ikka päris pahasti seal vahepeal. Ja tagasi tulek läks kuidagi väga kiiresti, et arvestasime... No bussjuht tegi head tööd ka ja üks peatus oli vähem, aga ikkagi kuidagi. Ei, see oli tõesti nagu... Me rääkisime täna ka, et sinna minnes see tundus nagu mingi 10 tundi. Tagasi jätsime Pärnu vahele. Mulle tundus. Pigem oligi see alati tuled sealt tagasi, siis mõtled, et kuna juba jõuab seekord jõudis Iklasse nii kiiresti, et istusid bussi, olid juba Iklasse. Minu arust üks ütles ka, et tegelikult võiks kauem bussis olla. Ta jõudsid kohale, siis mõtlesid tunni võiks vähemalt veel teha, et puudu aega seekord, jah. Aga näed, see ongi see, kui sealt võidu kätte saad, eks ju. Jah, et võib-olla oleks muidu jaoks või tore anda. Siis tavaliselt, kui mingi kaotus on eriti siuke valus, siis kõik istuvad kuskil oma ette. No seekord kuidagi mängisime seda, mis iganes mängisime. Aliast, ühesõnaga teised seletavad, sul on see kiri notsa ja siis seletavad ja sa pead ära arvama. No vahepeal olid reklaamipausid muusikuga. Jah, just. DJ pani laule, siis kui meil oli mitu tegevust, meil oli see Heads Up on ju see mäng, siis oli see Marita quiz ka veel. Ja siis kui sellest ära väsis, siis ma panin lihtsalt muusika kõõmaks ja siis oli jälle muusikapaus. Kui siis tasub kindlasti välja tuua, et Kasemets on super. Teab kõiki fakte maailmas. Ma just tahtsin öelda, et selle mehega mõtetas üks mänge mängida. Meil on suht selline vabalt, et kiiruse peale vaata. Keegi teine väga ei jõudnudki väga midagi teha. Ja tal oli veel nii ka, et kui ei olnud õige vastus, siis ta hakkas vaidlema, et tegelikult on tal õigus. See oli kõige huvitavam. Faktid on ees, aga Kasel on ikka õigus. Mees teab neid fakte palju küll tegelikult. Iga asja kohta. Kui kaua te üldse magate, kui siuksed reisid koju jõuvad, et ma mõtlesin, et seal on 3 valikut, et ärkad, nagu sina vist ärkasid mingisugune kell 3 päeval ülesse. Teil on see, et ärkad normaalsel ajal hommikul ülesse, teed lõunaunde, lähed vara magama või siis ärkad vara ülesse ja siis kannatad õhtuni, et lähed normaalsel ajal magama, et millisesse kategooriasse te kukute? No kui me selle reisi võtame, siis koju jõudis suht hilja tähendab, hommiku poole. Tegelikult ma ei tea, mul on pigem see, et ma magan vähe. Et magad seal paar tundi ära, siis ärkad üles ja siis terve päev ootad seda, et kui saaks uuesti magama tagasi minna. Aga see ongi vist õige taktika, see, et see oleks nagu ikkagi, sa saad selle 1 päeva vabaks, mis on taastumine, aga siis sa pead juba trenni tulema järgmine päev hommikul, vaata. Ja siis selle normaalse ööune saad minu arust. No ma olen ka pigem nii, et ma ärkan, tegelikult kui me jõudsime tagasi, ma tegin juba kell 7 silmad lahti. Ja siis ma mõtlesin, et ei, see on liiga vara, siis ma kuidagi venitasin 10-ni ära ja siis Ja siis kannatad. Jah, põhimõtteliselt ka. Vahepeal meil on uus mees ka kohale jõudnud, aga see värk ei läinud meil nii libedalt, kui me tahtsime, et siin pidi mitu meest tegelikult enne tulema, aga et
mis siin vahepeal juhtus meil nende meestega? Ma arvan, meil aeti lootused liiga kõrgeks mängijatel just. Iga kord tullakse ja öeldakse, et tuleb ja lõpuks. Aga samas kokkuvõttes meil, mis meil vahet, ega kedagi ei tulnud, me mängisime ikka samamoodi, tegime trenni samamoodi, et hea tuli keegi, aga ega ma ei tea, see meid mängu nii-öelda rütmist välja ei löönud otseselt. No ongi see, et need minutid tõusevad ja siis trennis eks see natuke selle tõttu see intensiivsus kaob, kuna kui ei saa 5-5 teha, siis ei saa. Aga siis oligi, et iga päev öeldi, et no nüüd tuleb uus. Ja kunagi ei jõudnud kohale. Mis nende meestega siis juhtus, miks ükski meest kohale ei jõudnud? Mis see kessaga juhtus siis? Esimene oli see Läti poiss. Just, jah. No, mitte see, kus kohale jõudis, aga üks teine Läti poiss. Esimene oli. Pakkimise ajal murdis näpuluuga või mis ta oli? Või hakkas kohvrit tassima juba, siis murdis ära. Ma ei tea, ühesõnaga pakkides sai siis... Need õhtu enne tulekut siis. Õhtu enne tulekut, jah. Murdis midagi ära. Pakkides murdis näpuluga. Väga... No ma ei saa kommenteerida väga. Kas väga õnnetu või väga kahtlane? Ja just täpselt. Ma just mõtlesin seda, et ma olen elu jooksul suht palju vabandusi proovinud otsida, kui mingi jama on. Aga sihukest vabandust ma kuulen küll esimest korda, et keegi ütleb, et pakkimise ajal, mõtlesin midagi paremat natukenegi, et pakkimise ajal see on suht halb vabandus. Teed, ma ei tea, kas või... No kui päriselt läks, siis on täitsa uskumatu, aga Kule, kui päriselt läheks, ma ütleks ka, et mul läks saalis, Ja pigem ütled jah. Ma ei ütleks elu sees, et mul läks pakkimise ajal. See juba annab nii kahtlase sellise tunde. See on veitsi või siis ütle juba, et sa ei taha tulla või sa ei saa või sul on mingi pere, ütle ükskõik mida, see on ikka väga halb. Või nagu seal USA-s kommunikeeritakse alati, et family reasons ja paned, siis on kõik. Ei pea midagi mainima. No veel oli. Kas see teine mees oli see? Ei, mitu tükki oli. Ja mitu tükki oli. Siis oli see mees, kes... Oota, mis seal oligi nüüd? No see, kes meil... Pidi mingisugune liikuv pikk tulema, kes tegelikult väga pikk ei olnud, aga nagu hüppas ja karges. Jah, 5 peale keegi pidi tulema, tegelikult oli 3 vist. Ja siis öeldi, et see peale Keila mängu vist. Jah, peale Kuulbetiga panime. Nii ammu juba pidi tulema. Siis treener ütles, et ei hakka ära sõnuma. Ja siis sõnus täiesti ära. Ütles full nime välja ja siis me kõik juba mõtlesin, okei, siis tuleb ja ei tulnudki lõpuks. Ma ei tea, mis tal oli. Tal läks Bulgaariasse. Tal oli see, et põhimõtteliselt oli tulemas ja siis Bulgaariast sai natuke parema pakkumise, läks sinna hoopis. Ja see oli vist läbi veel teise agendiga, nii et ta nagu võitis uue agendi. Ta võitis uue agendi, jah. Ja siis tegi teise lepingu. Kaval. No siin ja siis läks meil juba see lahti, et kas keegi teab mõnda pikka, kes võiks tulla, et nagu põhimõtteliselt valikud olid juba otsa, siis Tysonil oli vist ülikooli kaaslane keegi, kes äkki oli seal sõjaväärst Lähis-Idast ära tulnud. Liibanonist või? Ja kuskilt sealt ühesõnaga. Ja siis ta oli Türgis lennujaamas ja et ala, et me saame ta võib-olla endale, aga siis ta jõudis USA-sse ja siis seal naine väikse lapsega ütles, et sa ei lähe kuskile, et sa jääd nüüd koju mingiks ajaks. Ja no see on karm, kui ameeriklased sinna jõuavad, siis üle pika aja. Ja muidugi ongi nii halb, vaata seega, et meil jäi nii vähe aega esiteks. Ja siis sa loodad kogu aeg ühte mängi, et kaob ära. Siis on jälle 2 päeva jäänud, nagu meil oli. Ja siis see Tysoni see sõber, kes oli, see ütleb viimaselt 40 tunni jooksul, et ma ei tule. Ja siis mõtled, et okei, siis võtadki selle nii-öelda viimase variandi. Aga minust väga variant. Ei saa, kuigi ma ütlen ausalt, siis kui ta seda nime kuulsid, siis ma mäletan, kui nendega mängisin, siis mõtlesin, et palun ei, aga... Kusjuures mul oli kohe, kui hakati uut meest otsima, ma teadsin, et meil eelarve ei ole siuke, et me saame mingi suvasi venenduvast, ma ütlesin, et kuulge, et see vend seal nagu Leepas, et see nagu päris kõva vend, aga... Aga ei kuulnud. Ei tegelikult lõpuks haigi. Nüüd tuli kohale, siis on ikka töömees ja siuke, ma ei tea, väga nagu ikka asjalik mees. Ja ma ütlen ka, nagu sulandus väga hästi mängu, et ta on siuke, ta on veel nii noor, et ta kindlasti ei hakka jonnima, et ta teeb kõik ära, mis talle öeldakse ja võib-olla ongi täpselt siukest meest meil vaja. Ilmselt saab šoki ka siin. Ei, no veidi, jah. Maka erietsumis ikka teeb normaalselt talle. Ma arvan, et mees mõtles kohe, et kust ta tuli. Selles mõttes, et Miška hoiatas teda ette ka juba igast suust asjadega läks ilmselt. Jah, ise noor poist ka. Loodame, et liiga palju külge. Võib-olla avaneb samamoodi, täpselt samasugune. Ei, no seda ma ei usu. Ja see hea bussisõidu sai ka kohe. Ma kuulsin, ma rääkisin temaga, ta ütles, et ta tuli tal oli ka, siis meil oli viimane päev siis sainida, eks ju. Ja siis
Leepojast hakkasin vanaisaga sõitma ja 9 tundi sõitis, pidi sealt. Aga see näitab tahet, et vanaisa nagu toob mehe kohale, et oleks olemas. Kris rääkis selle ka mingi ajaloo, et igaks juhuks vaata öelda, et keegi mingi järgi, et muidu äkki murrab midagi ära või ei jõua kohale või ei tea, mis juhtub seal tee peal, et pikk sõit ka. Ei no lõpuks lootused olid juba nii läinud, et no kuni mees saalis kohale ei olnud, siis ei uskunud. No meil käis vahepeal juba see ka läbi, et Kasel tõstame seda Bröderi limiiti. Mees on natuke raskemaks ennast ja saab seal 4 peal hakkama, aga õnneks sinnamaani pidanud minema asjaga. Ja siis oleks mõtlenud juba midagi võiks, kui Kevin oleks vorm selge pannud. No jah, võt Kevinile võiks. Siis oleks aru saanud, et no meil on tõesti halvasti seis. Vastaseid hirmutada oleks väga hea, noh. Paneb seal poisile on hea hüppe, ütleme ausalt. Paneb seal tonki. Ei taha küll midagi öelda, aga oled trennis neid ei tundu väga hirmus. Ei no põrgatada ei ole vaja, korvi alla ja paneb soendusel rogistab rõngast. Jah, tiimi keemia läks meil ka kuidagi nende Chelsea ja nüüd seal uue mehega palju paremaks minu arust, et enne oli siuke kuidagi, ma ei tea, see Cam hoidis oma ette, aga Tommy ka jäänud siuke kõige. Jah, ma arvan, et see pigem selle meie väiksel tagumisele Tysonile mõjus hästi see, et see Cam võib-olla ära läks, et mees ikka muutus nagu, noh, võib öelda, et see Stefan ikka ju Euroopas nii kaua olnud, et mees tuli ja teadis, noh, treener ka teadis teda inimesena, no väga okei vend sellest. No ma ütlen ausalt, et see, et kui Stef oli siin mingi 3 päeva olnud, siis oli nagu kuidagi rohkem sisse sulandunud, kui Cam suutis selle, siis need kuudega, mis ta siin oli. Aga see ongi, sõltub isiksusest ja vaata, kui oligi Cam ja siis Tai on ju Essat aastat mõlemad. Siis ma arvan, et nad seal natuke... No ja eks see alguses ongi kultuurishokk ja kõik siuke. Ja siis no, nüüd on näha ja Tyson kuidagi... No rohkem, seda mõtlengi on vabam ja... No eks see Stef ka ei ole siuke must nii-öelda. Et on nagu ikka siuke veits nagu... Kuidas ma ütlen, nagu eurooplase moodi ikka. On külge hakanud nende aastatega. Jah, kuidagi siuke hästi vaba inimene ja siuke hästi mõnus. Just. Ja kurat, kui väljakul see... Ma pole kunagi näinud, kuidas mees niimoodi pallile järgi läheb lauas, no vahet pole. Tal nagu kustuvad mängijad ära, siis tal on lihtsalt see pall, lihtsalt jookseb otse, lihtsalt, et seda kätte saada. No. See üks mäng ka, mis see KK vastu siis, 21 lauda, see on ikka... Ma ei tea. Et tegelikult ta ei ole mingi megapikk mees. Et jah, täpselt. Mingi meie pikkune, aga nagu hüpet tal ka tegelikult ei ole. Ma ei tea, kus kohast see tuleb. Aga tegelikult kui praegu nüüd vaadata see, kui meil see koosseis on nii-öelda jama oli vahepeal, siis kui panid mehe 5 peale, minu meelest mees hakkas palju kiiremini liigutama ennast seal. No, siis vastas on aeglas. Ei no okei, võib-olla seda ka, aga mees paneb ikka nagu võitleb ja muidu ta oli muidu ka võitles, aga nüüd ta võib-olla saab rohkem nagu, see ka muidu 4 peal seisis seal nurgas rohkem. Ma mingi trenn mängisin vastu, siis nagu, ma tunnen, et teised mehed on nagu kiiremad, aga seal nagu mõtlesin, see mees ei liigu üldse. Meil on Martiniga praegu võidu teevad, kumb kiirem on. Eks tal on see jooksu, see samm ka natuke naljakas või siuke pidurdamine, kui mees võtab hoogu maha. Iga samm, mis ette teeb, siis teise jalaga pidurdab. No raske on nii, aga noh, väga tublisti tuleb. Ei midagi. Nii et hea täiendus. Nüüd läheme natuke süvitsi Märdi karjääriga, et ma ei tea, kas sa mäletad, aga esimest korda, kui te tulite trenni, sina olid, siis oli, ma ütlen just Tartus, ma mängisin Tartus. Eelme oli, Kivi oli, siuke kõik 1 aasta poisid, et sa mäletad seda aega? Kuidas minu arust te ei mängite, käisite lihtsalt trennis? Ma mäletan küll seda algust, aga näiteks seda ma ei mäleta, et ma tean, et see oli see aasta, kui Tartu võitis ka, siis minu meelest see oli see aasta, kui me esimest korda tulime. Ja siis ma nagu mäletan kõike sellest hooajast, ma mäletan, me käisime trennis ja suht palju, aga ma näiteks kordagi mäletan, et sa olid seal. Ja siis oli lõpus, kui hooaeg nagu jõudis sinna finaalideni ja siis Kurbis oli seal MVP. Ja siis ma mõtlesin, mis asja vaata, et nagu, et kuigi mäletan neid... Luusi trennist, mäletan, superstar. Ei, nagu, jah, võib-olla ei teinud nii palju kaasa. Tol ajal ma panin ikka väga kõvasti trenni. Sest et ma mäletan, me käisime trennis, vaata, siis tundus siuke, et no väga julgelt trennis käia sel ajal. Janar oli seal, on ja siis see, kui sa, juba läksid siukse vale näoga natuke trenni või siis Janaril oli see nägu ees, siis ei tahtnud üldse nagu saali minna. See võib-olla sellepärast ka ei näinud, sa proovisid kõike nagu hoida nagu niimoodi ja pilk maas ja kõndida, teha kõike nagu nööri mööda. Päris hirmus oli tulla sinna. Kuidas sul üldse kohanemine meistriliigaga läks, et kas nagu, sa ütlesid alguses oli okei hirmus, aga pigem kui te järgmised hooajad juba mängida saite, et siis nagu läks lihtsalt või? Pigem ma arvan, et oli selles suhtes lihtsam küll, et
noh, nagu ma ütlesin, et see hirm oli küll sees ja tegelikult see oli nagu algus päris mitu hooaega, aga ma arvan, et kõik need vanemad vennad, kes on olnud ja need mängijad, et tegelikult ikka suht toetavad mängijad on kõik. Seal väljakul nad on muidugi siuksed närvis ja kurjad, aga kokkuvõttes, kui sa oled seal riietusruumis, siis kõik on siuksed chillid ja teevad neid nalja ja ei ole nagu, võib-olla mõnitavad veits ja võib-olla see ongi aitab kaasa, et selles suhtes, et mina ei ole siuke vanem mängija. Eks see kunagi väga nagu ei ole põdenud nii palju, aga ma arvan, et nagu need mängijad jah, ei olnud nii hull päris, et selles suhtes, et nüüd kui teed valesti, siis no peas muidugi mõtlesid seda, et noh, seal ma räägin selle põhiline on selle Janari pärast, et kui teed nüüd midagi valesti. No ma mäletan, et mul oli samamoodi, noh, Janar on must 6 aastat vanem või. Seal oli ka ikka, tal oli põhimõtteliselt see, kui ta ise väsis ära ja siis ta hakkas suu käima ja siis kogu aeg said sõimata mingite asjade eest. Sest ma mäletan, meil teine aasta oli, jah, siis sa olid vist, sa läksid koha peale seda ära, on jah, kui ei, sa... Ühast olin või? Siis oli teine aasta oli mingi hetk oli ka seal trennis, kus mäleta, kas mina ütlesin või keegi noortemates ütles Janarile, et mingi mänguline olukord ja siis trennis ütles, et ole hea mees, räägi ka kõvemini. No. Ja siis see pilt, mis seal Janaril tuli ja see, nagu ta läks närvis, kui ta närvi läks, tal see nägu muutus ka nii räigelt ja siis peale seda reaalselt tulid trenni niimoodi, et sa ei julgenud ühtegi asja öelda. Sa lihtsalt kuulasid, sa ei ütle mitte, enne said treenerilt sõimata, enne said reaalselt treenerit räigelt sõimata, kui ütles trennis midagi üldse. Ja no mingil määral saukartus, noh, peabki olema või midagi sellist. No muidugi mitte halvaga. Ma olin ka Pärnust 18 ja siis poole hooaja pealt tuli Kangur. Siis mul oli ka ikkagi, ütlesin tere niimoodi, et mõtlesin, et kas ütleb mulle vastu üldse või mitte, aga kõik läks. Kuigi... Kangur minu arust, ta nagu mängijatele ei ütle, tal oli lihtsalt see, et noh, kui ma mäletan, treener midagi ütles või nagu, siis tal oli, ta istus sama näoga, aga tal tuli siit oli see veen läks nii suureks ja siis sa teadsid, et treener oli ka kohe aastas sammu emale võtsis veits maha. Meil oligi seal Pärnus oli üks selline asi, et mis oli play-off'i ajal ka ja siis mängus läks midagi halvasti seal ja siis ma oligi mingi 18, seisin seal taga ja siis kõik istuvad seal pingi ees ja siis mingi asi oli see Heiko ja Kanguri vahel, et midagi öeldi ja siis Heiko vaatab selja taha, ütleb, Hugo, vahetus Kanguri asemel. Siis Kangur, ta ei läinud ära ka sealt pingi pealt, siis istus seal, siis ma üli awkward olla. Sülle niimoodi. See oleks kõige parem variant vist. Kangur iske suur ka nagu tool istub seal. Eks Pärnu aastal ta oli suht chillika Kangur nagu. Mängudes läks küll vähemalt, aga see tundus pigem Heiko peale rohkem. Ei no siis oligi, siis ma nagu piilusin seda mingi play'd sealt niimoodi vaata. Aga siis ikka läksin. Kuigi sa küsisid selle esimese aasta kohta, kui ma tulin meistriigas, siis ma mäletan räigelt seda, et äkki oli mingi 3. kord, kui ma alles trenni läksin. Ja siis ma jõudsin suhteliselt vara sinna saali ukse juurde ära ja siis Janar tuli kuskilt teisest uksest, tuli sinna ukse juurde. Äkki ta tuli koos, ma ei mäleta, kas Tanel oli kes? Oli vist? Võis olla küll, jah, toast. Tanel oli vist, nad tulid sealt ja no sa nägid juba kaugelt, et see nagu kõik ei ole hästi enne seda. Aga siis uks oli lukus. Ja siis ma ootasin seal nagu, et äkki tuleb püsa või keegi toob võtme. Ja siis Tanel ja Janar jõudsid ukse juurde ja siis ma sain nii räigelt sõimata, et see uks lahti pannud. Ma isegi ei teadnud, vaatas, ma tulin lihtsalt sinna, ma ei teadnud, kus seda võtid saada ja siis läksid sinna ette täie jooksuga. Ma mäletan, ma panin koti maha, ma jooksin sinna ette, küsin seda võtit. Ja siis tulin tagasi, jõudsin tagasi sinna, andsin nagu võtme, sain räigelt sõimata, et ma seda ust lahti ei tee. Aga samad, ja siis oli järgmised korrad niimoodi, et ma kõndisin eest kõigepealt läbi, küsisin, kas võti on siin. Ja siis läksin ukse juurde hästi kiiresti sinna kogu aeg. See päris oli. Miks ei olnud lahti siis? Ei no oligi, aga siis ei teadnud vaata, et siis mõtlesid, et tavaliselt kui jõudsid kohale, siis oli uks lahti. Keegi oli ikka sees püsa või keegi ootas seal ja siis see hetk ei olnud ja siis peale seda enam väga ei julgenud tulla niimoodi, et kas sa tulid hästi hilja siis või sa tulid nii vara, et sa juba ootasid selle võtmega seal, tegid ruttu lahti ära. Mul on ka viimane aeg hakata seda karmi vanameest mängima. Just, hakkab pihta nüüd. Meil noored poisid tulid, pane Ilja paika. Ei pane. Ma just teiste rääkisin ka, et see mees läheb NBA-sse, et tasub häid suhteid hoida. Ja just. 45 oled, lähed äkki Riiga kutsub külla. Aga ma ei tea, kas tänapäeval üldse nagu, või nüüd sellel ajal ei ole ju nii, vaatad neid noori. Ei ole jah, kusjuures minu arust mingi, siis kui need nõukaja mängijad ära kadusid, siis nagu enam ei ole seda nii karmi. Ma ei usu ka, et Kaido Saks Keilas seal midagi kamandas. Ja, või võitleme, et ma ei tea, kas enam nagu nii toimiks või kui, võib-olla midagi, kui näiteks sa oled siuke vanem ma ei tea, Vene vist üritab hoida veel koondises seda. No see on natukene.
aga mõtlen nagu kui ütleme, Tomigi näite, et sa praegu läheksid, ütleksid meie mingi noorele, ma arvan, noored vaataks. Ei, no ma arvan, et kui ma ütleks, võib-olla nad mõtleks, et ma teen nalja alguses, aga kui ma ütlen tõsiselt, siis nad teeksid ära, jah, aga see ongi, mõtled pigem nalja teed. Sa mõtlesid ka, et oli nali? Ei, ma ei mõtlenud see, et ma kindlasti, see ei olnud üldse naljaga öeldud juba. Hakkad naerma ka veel. Joi, kus siis tuleks? Sel hetkel ma olen nüüd tagasi mõelnud, ma olen mõtlenud, et kui oleks ütlenud see, et mine too ise, mis mina pean tooma. Sa ei oleks siin praegu. Ja siis ma arvan ka, siis ma ei oleks siia trenni, ma oleks julgenud minna. Ma tahtsin sellest ka natukene pikemalt, või mitte pikemalt rääkida, lihtsalt puudutada korra seda, et läksid Tartust Pärnusse üle, et kas seal oli kes mingi teema oli seal. Ma ei mäleta, keegi just hommikul ütles ka, et seal mängumeestes oli vist räägitud sellest, aga ma nagu ei mäleta. Make vaatas seda mängumeeste seda osa vaata sul. Ei, no ma ise rääkisin seal või Yeah. Mis seal oli? Eks ma ütlen, see oli meil nagu see sats nagu oli, vaata, seal oli suht palju siukseid mehi, kellel meeldis muid asju ka teha nii-öelda. Ja hooaja sees oli juba siukseid jamasid suht palju, et ma ei tea, käisime väljas hästi palju ja siis, ma enne nagu ütlesin, et see Ilja oleks leidnud, või mitte Ilja, vaid see mees, kes Lätis pidi tulema, et oleks mingi parema vabanduse, et siis neid vabandusi otsisid palju, miks mitte teha ja miks mitte minna. Aga kokkuvõte oli vist selle, miks nagu ära saada. Sa läksid hooaja lõpus. Hooaja lõpus jah, aga eks see jama oli mul juba siis, kui mul see sünnipäev oli, et siis ma tulin seal mängule, nii et ei olnud kõige parem. Vend siis tulime sünnipäeva. Sul oli ka sünnipäeva. Ja ma mõtlengi iga aasta on vaata, siis oli ka see, et aga mul oli veel niimoodi, et mul oli sünnipäev ja siis oli vaata järgmine mäng, aga sünnipäev oli nii-öelda reedel. Ja siis laupäeval oli mäng ja siis... Kes see manager oli, pani valesti siis? Hommiku see trenn, seal öösel ütleme nii, et ei maganud ka ja siis läksid hommiku trenni. Siis ma mäletan, läksid trenni niimoodi, et palusid Hermetile, et palun aita, võta mu riided kaasa ja siis muidugi mees tuli hommiku, võttis mu peale ja siis võttis kodust kõige värvilisemad asjad, ka mingi oranž. Mõtlen nüüd nagu minu ja Kreksi vahet ka, vaata, ta tuli seda 2XL oranži särgiga. Siis oli Kreks suurem ka, ütleme nii. Kõige parem see, et me vaata hommiku trenni mingi paar mind seda mulle hiljaks ka ja siis ma tulen selle oranž särk, vaata, kõigepealt kõnnid teksadega saali, siis paned selle oranži särgi selga, 2XL, närid nätsu, siis kõik, siis oli juba teada. Aga siis sellest hakkas see nii-öelda veerema kuidagi see pall seal. Ja hooaja lõpus oli ka siis mingi, hooaeg oli tegelikult läbi siis juba. Ja siis me nii-öelda käisime väljas ja siis sain mingi lollusega hakkama ja siis oli see, et väidetavalt lapsevanemad või nii-öelda korvpallikooli noorte need keegi nägi, et me olime avalikus kohas kuskil olnud ja ma ei tea, joonud seal ja ja siis öeldi põhimõtteliselt, et nii-öelda see Prants tegi otsuse, nagu ma aru sain, et ei, nii me ei saa jätkata, et see on mingi halb eeskuju, kuigi peatreener oli Priit, siis Priit ütles, et tema tahaks jätta ja siis Gert oli ütlenud, et ei saa. Kes su Pärnusse võttis Heiko, jah? Jah, Heiko. Mõtlen just seda, et kas sa karjääri mõttes oli hea, et sind nii-öelda ära saadeti Tartust? Ma arvan, sellel hetkel see oli nagu väga hea. Lõi nagu natukene prioriteerid paika. No jah, et see lõi ikkagi mul selle, kuidas ma ütlen, nagu üleüldse, sel hetkel võib-olla, kui nii-öelda asju tegidki, enne kui ma läksin, siis võib-olla veits oligi suvana, et keegi kunagi, ikka öeldi, et see on vale ja ma ei tea, aga ise mõtlesin, et ma ei tea, saab mängitud küll, saab trennida. Ja siis, kui reaalselt ära saadeti ja läksid Pärnusse, siis ikka mõtlesid küll, et kuule, kas ikka oli. Sest te väga ei tahtnud ära minna. Mulli sees sai välja kõik. Ja olid seal kodus kogu aeg ja siuke hea, sats oli ka siuke kogu aeg oli lõbus ja siis läksid ära ja siis mõtlesidki, et nüüd on uus treener, vaata, ega ma ei teadnud ka Heikot enne ja siis on uus sats ja siis ma ei tea, aga selles kokkuvõttes oli see kindlalt hea, et ma sain vähemalt aru, et nagu päris nii iga päev ei saa. Kuidas sa siis Pärnus mäletad Märti, et oli ta uuesti sündinud või? Aga ma ei teadnud ju parem midagi. Milline ta oli Pärnus? Ma olin 17, ma tulin sinna, mul oli oktoobris. Oota, kas sa ei olnud S aasta või? Vist S aasta, jah? Sa ei olnud esimene aasta, jah? Ma arvasin ka, et sa olid teine aasta, jah? No siis oli väga sirge kõik. Et Hugot algul, jah? Ma mõtlen, kes seal algul üldse? Rüütsal oli seal sul. Ega meil väga post oli vist või sinuga oli ka vist või? Post oli minuga ka. Ega seal... Ei, me kõik läheb, see läheb nii sassi. Ei, no jaa, ka vaat jälle, kes seal oli, aga ma mõtlen, et Kasperit ka jandus või? Ei. Ja te tulite kõik teine aasta, jah? Just. No ei, see oli jah, tore. Ma olin 17, siis ma sain, mis meil on oktoobri lõpus sünnipäev, siis me mängisime Tarvaga, võitsime, siis mul oli sünnipäev sama õhtul. Siis
siis pidasime 18. sünnipäeva. Võtsid Märdi kohe eeskujuks või? ei, me Märdiga koos olime seal, väga tore oli. me tegime ikka võrreldes rahulikumalt, mis ei, muidugi, see oli kõik väga soliidne. Mina mäletan Pärnu eest seda, kui sa seal mängisid, ma ei mäleta, kas see oli mingi Eesti kätte play-off äkki. Nii meil oli Markus Kiin, kes pani kõigile seal 20-30 kaupa ja siis sa suutsid ta nii närve ajada. Jah, ta proovis rahvast hüpata seal. Mul on tegelikult, sa ise mäletad? Jaa, mul on see mäng väga hästi meeles. Otseselt ma ei mäleta ma mäletan täpselt seda mängu, sest peale seda mängu ma esimest korda sain ka koondisse nii-öelda selle kutse mingisse aknasse. Aga ma mäletan see esimene mäng, see oligi nagu õnnestusime, siis Kiin ei saanud, siis ta läks närvis, see oli seal mingi fännidega. Me nägin, ta hakkas ronima üle selle ääre oma fännidega, Gramo fännidega. Ja, seal oli mingi teema, nüüd tuleb mul ka meelde. Ta seal vehkis oma keskmist näppu fännidele ja mingi teema oli. Ja see oli esimene mäng, siis ma mäletan, mängisime teist korda uuesti Gramoga. Ja siis see oli mäng oli just alanud ja siis see Kiin pani 3 mulle. Ja siis peale viset otse lõi käega näkku nagu. Ja siis ma mõtlesin, et mida. Ja siis ta terve aeg seal midagi rääkis, aga see teine mäng, ta mängis ka ainult 9 minutit, sai eemaldamise. Essa mäng ta ikka mängis, aga teine mäng mängis ka 9 minutit, sai eemaldamise. Ma mäletan, et sa ajasid ta ikka nii närvi, et mina ja ma mõtlen, kes seal veel meil vanemad olid. Üritasime nagu rahustada, et Märt tuleb, ta hakkab jebima siin nagu ära keskendu sellele. Ei olnud võimalus ka. Aga mees läks kiires närvi küll. Selles suhtes, mees läks kiires närvi. Sinu vastu on mõni teinegi läinud. Ei ma mäletan, siis oligi see, et sa näed, et nad hakkavad palli üle tooma ja siis Märt nagu jookseb tema poole ja siis seisab lihtsalt ees ja hakkab väga võimas vaatapilt. Aga ma varem ei olegi tegelikult näinud, et mängija, ma saan aru, et läheb närvi niimoodi, aga et oma fännide peale. Aga muidugi ei tea. Ma ei tea, mis seal keegi karjus vist midagi ikkagi. Sest pärast seda oli äkki karjuti. Ja võib-olla karjuti ka, aga pärast seda oli mingi ju räigelt palju neid nii-öelda mees vabandas ise seal nagu meedias oma fännide ees ja värki. Võis olla, jah, sa ütlesid, et tuli koondise kutse, aga sul koondise kutsetega oli mingi aeg see, et nagu helistati, aga sul telefon oli katki ja mingid tundmatud numbrid ja ei tahtnud vastu võtta neid kõnesid, aga mis on kontekstiks ütlen, et Märdil pole ühtegi numbrit nagu salvestatud väga. Tegelikult mina ütlen, et see on nagu valesti tõrgendatud see, et ma saan aru, üks kord juhtub, aga sul oli nagu konkreetselt kogu aeg kuskilt, me ei mänginud ühes klubis, aga nagu kuuled jälle, et ei Märt on mingi, et keegi ei saa kätte Märti. Ei, see on õige, et ei saadud kätte, aga see, et nii-öelda tegelikult ma olin ju öelnud ära, et ma ei taha näiteks tulla. See oli mingi suvine periood, äkki see oli mingi 2 aastaga. Midagi sükest võis olla. Et ma ütlesin tegelikult ära, et ma ei taha tulla, et ma pigem tahan tööd ise ja värki. Ja siis hakati kogu helistama, aga ma teadsin, et kui ma nüüd vastan kõnedele, siis on see, et jah, ma lõpuks ikka ütlen, davai, ma tulen. Siis ma mõtlesin, okei, ma ei vasta, et sellest, et ma ühele ei vasta, siis vaatasin teine helistab, ma ei vasta ja siis kirjutati, siis mõtlesin, aga kui ma seda kirja tegelikult ei vaatagi, siis ei saa keegi öelda, et ma olen näinud ka. Aga lõppkokkuvõttes siis sellest tehti normaalselt suur teema, siis ma sain aru, et oleks võinud vist ikka vastu võtta, et päris õige nagu ei olnud. Sest et see oli niimoodi, ma mäletan, ma olin reisil siis. Ma tulin reisilt tagasi ja läksin Tartu saali viskama. Ja siis Janar ja näitavad ka seda podcasti. Ja siis Janar tuli saali ja ütles, et kuule, ma teen sust pilti, et sa ei ole kadunud, et sa oled olemas. Siis ma ise mõtlesin, mis asja ja siis ma teadsin, et need uudised on ja siis ma mõtlesin, oh my god. See asi on nagu ikka nii kaugele jõudnud juba, et... ei tohi lasta ennast pehmeks rääkida, siis ütled telefoni. Ei, raske on ikka ära öelda, et selles suhtes, kui tuleb, et teeme, ühe nädala teed, siis ei tee 3 trenni. Aga sul ei olnud peale seda aega see tervisega, sul oli see jalg siis ju? Ei, see oli enne seda. See oli enne, okei. See oli enne seda. See oli täpselt enne seda, see oligi 2 aastat tagasi, see oli enne seda viimast Tartu hooaega, kui ma siis tegelikult ma tegingi suvel nagu, ma tahtsingi ise teha, et... Aga ma olen täitsa nõus sellega, et koondises võib-olla kui sa oledki see 16 mees, siis sa nagu tegelikult sa ei saa seda koormust kätte, eriti noore mängijana, siis parem valik on võib-olla tõesti trenni teha. No eriti see suvi oli ju see nii-öelda korvpalli kodu ka, seal oli, ma ei kujuta, et 40 inimest. Ja see koroona ja see oli jah hullumäe peal. Seal oli mingi Nordis kõikide korvpalli. Esiteks ei olnud ju ühtegi mängu ja nagu ei olnud midagi, üks vist see sõprusmäng tehti kunagi seal lõpus ja sul on 40-45 venda korraga saalis,
no, ja siis ma tulen veel Tartust Tallinnasse, elan terve suvi siin hotellis, teed ühe trenni 50 vennaga koos. No seal oligi, me olime Nordisse jõusaalis, me olime seal all niimoodi, et koroona aeg oli 2 meetrit täida, me olime 20-kesised niimoodi, et need peeglid nagu oli udused täiesti õhku ei olnud. Ja siis on see ka, et mis me tegime nagu üldfüüsilist tegime seal mäe peal, vaata Nordi kõrval on need liivamäed. Siis tuled sealt tagasi täiesti liivane, siis tuled sinna saali, väga raske, aga vormi sai selles mõttes. Korra puudutasite ka seda jala teemat, et ma mäletan, et jällegi mängisime, sõid vist Tartus siis juba tagasi, sul oli luumurd ja mängisid luumurruga. Oli nii või? Ja see oli mul, tegelikult mul läks nagu veerandfinaalis soojendusel kõndisin pingile, mõtlesin, et joon vett ja siis käis krõksl ära. No väsimusmurd siis. Ja väsimusmurd tekkis, jah. Ja siis ma mõtlesin, aga see oli meil see otsustav mäng, et kas me nii-öelda saame edasi või mitte ja siis ma ei tea, mõtlesin, et vahetada ma proovin ära mängida. Lõpuks ma mängisime ära ja siis peale mängu mõtlesin, et ei ole hullu, sellepärast me ikkagi võitsime ja siis ei tahtnud minna sinna arsti juurde väga. Ja siis läksid arsti juurde ja siis öeldi, et jah, murd. Aga kuigi ma tegin seda nii-öelda enda taastamiskava või võib-olla tõesti Tommi oma, et ma tunnen ennast hästi kogu aeg ja siis tegelikult mul ei läinud kaua aega ka, et ma Eestikate play-off'is tulin juba tagasi. Kokkuvõttes see muidugi hea ei olnud, nüüd jalg on kõver, aga seda me ei saa näidata siis kahjuks, aga see on nagu... Jah, ma sellega mängisin, aga see, ma ütleks, et võib-olla need valuvaigus teevad nii head tööd, aga nii hull see ei tundudki, et sellega mängida, ma mõtlen. Et see võib-olla on siuke koht ka. No eks sa saad nüüd rääkida, et sa omal ajal mängisid. Omal ajal, just. Luumurguga läbi play-off'ile. No nüüd ongi, keegi ütleb, vaata, ma ei tea, oi selg valutab, ma ei tea, mul mingi puusas valutab, mis asja, ma mingi murruga saab ka mängida. Ja nii need jutud tulevad. Nii need jutud tulevad, jah. Sellest Tartu nagu teisest, kuidas öelda, ajast. Tahtsin veel seda rääkida, et no see oli kogu aeg meeskonna mängija. Mängisid kaitses, panid söötu, vabalipp panid ise peale, aga siis tuli Vetre ees, sa laadisid mingi 20 mängust peale. Mis seal juhtus vahepeal? No tegelikult kuidas ma ütlen, et ma tahtsin ikkagi välja saada ja no agent ütles, et kui sa tahad nagu välja saada, siis viska peale ka rohkem. Ja siis tegelikult Vetrega oli see ka, et Vetra, kui ta algul tuli, siis ta ka ütles, et et ei ole enam vaja vaata, et meil oleks vaja reaalselt, et sa teeksid skoori. Ja siis ma mäletan, et rääkisid ära, siis me mängisime selle esimese mängu, mängisime Grama vastu tee vastu. Siis ma viskasin mingi 3 punni ja siis Vetre ütles mul peale mängu, see küll seda ei tähendanud. Siis ma mõtlesin, ja siis oli, mäletan, panin 3 punni või midagi siukest. Ja siis oli hooaja teine mäng, viskasin veits 30 korda peale. Mõtlesin, okei, ma siis panen täie. Siis ma kujutan ette, see Vetre mõtles seal, oi, mida ma nüüd tegin. Ega sellest oli, vaata, siis tekib see enesekindlus ka juba ja kui Sats, ma kujutan ette, ega mehed olid tegelikult päris närvis, et ma kogu aeg panin peale, aga... Ma mäletan ka, ma olin Kalevis siis ilmselt. Ja siis me vaatasime niimoodi, et Tartu mängis, me vaatasime Märdi viski, vaatasime, ma ei tea, 3. täna, venda kaasid 2 kord peale. Päris julgelt võtab viski. Aga protsendid ju tegelikult olid... Ei olnud nii halvad, jah, aga siis oligi see, et see enesekindlus tekkis juba nii suur. Sa teadsid, et treener... Ega ta väga ei ütle ka midagi. See Andres sõbra efekt, et ta ütleb kõigile, et pane peale, siis sul ongi hea panna. Ja siis, kui sa võtad siukse, ma ei tea, vähe hullema viske, siis ta teeb siukse, tegelikult ei olnud nii hull, vaatas, panen teinekord ka siis. Siis kui sisse läheb, sa on endal veel hullem, oi jumal, nüüd ma ei tea, mis asja võtta. Kõige arvel variant, siis tuleb 3 veel hullemat peale. Aga see oli tegelikult, et ega me tabelis ei olnud ka, me ikka kokkuvõttes nagu põhiturniiri mingi 4. et me nii, kuidas me mängisime, me saime võite ka, need võidud ei olnud ilusad ja teised väga palli ei saanud, aga kokkuvõttes me võitsime. Kokkuvõttes oli kasu, et sa said poole. See on vist kohe pärast seda, aga on ju? Ei, kohe pärast seda, aga. Oli ikka? Ühesõnaga said poole, et miks just sinna ja oli sul veel võib-olla mõni valik? No jah, tegelikult oli mul päris palju neid, nii-öelda mul oli mingi, ma arvan, 4-5 klubi vahel valida. Poolas? Ei olnud. Mul oli mingi Saksamaa variant, mul oli Itaalia variant, aga kuna see Poola sats tegelikult tahtis mind juba pool hooaja pealt see Tartu aasta ja siis agent ütles, et et kui nad nüüd pakuvad +1 ka, et siis ma ei tea, lämme pool hooaja pealt, et vaatame, mis siis on. Siis nad ei tahtnud algul pakkuda +1, sest et nad ei teadnud, kas see treener jätkab või mitte. Aga kokkuvõttes see treener, kes seal oli, see nii-öelda jätkas ja siis see oli tegelikult suht loogiliselt võetud valik selles suhtes, et raha oli hea ja see treener ise tahtis mind juba, põhimõtteliselt 2 aastat ei tahtnud, siis ta rääkis muga üle, et ma ei tea, ma saan seal palju mängida ja sa kunagi ei tea, kui sa
ma ei olnud varem väljas käinud, vaata, et sa muidu lähed kuskil teises satsis, võib-olla istud seal, et nojah, tegelikult paljude mängijatega niimoodi, Kreks käis Poolas, istus pingi peal, ma läksin algis poole, ma ei saanud mängida. no ma mõtlen, et selles suhtes oleks Jõss käis ju siin Hispaanias, igal pool käis istumas enne, kui nagu sai jalad alla. Ongi praegu see Suuroru Kasperi näitel, siis ju oli ka nii-öelda treeneri valik ja nüüd ta mängib seal ju no ja väga hästi mängib ka, no ma mõtlengi, et selles suhtes, kui treener ise tahab ja siis kui sa räägid selle treeneriga, siis või ka mõni treener on niisugune ka, et sa räägid temaga ja lõppkokkuvõttes on ikka teistmoodi, aga kuni mänguks läheb. Ja kuni mänguks läheb see teistmoodi, aga see ei, selles suhtes mulle see treener meeldis ka, et ta oli ka niisugune rohkem nagu, kuidas ma ütlen, nagu mängijate treener või pani oma taktika paika, aga ega ta lõugas küll palju, aga otseselt kätt ette ei pannud, et kui sa ikka olid vaba, et tuli panna ja see, kui sa pigem said sõimata, kui ei pane, kui see, et selles suhtes ma arvan, see oli hea valik, kahju, et see hooaeg muidugi nii lühike oli minu jaoks, aga no hullu saad vast uuesti proovida. Muidugi tegelikult Poolas algul oli suht raske ka, eriti need, ma mõtlen pre-seasonid need. Ja siis peale seda, kui Siim tuli sinna, siis mul oli nagu need pre-season stats oli nagu jumala kehva, aga suht palju palli kaotas tegi iga mäng. Ma mäletan, esimene mäng Siim tuli. Võist oligi enne seda, just eelviimane mäng, ma panin mingi 8 palli kaotust ja 4 punni 8 palli kaotust. Siis Siim tuli lendas kohe mängu Saksamaale kaasa. Siis panin 20, 10 ja 0 palli kaotust. No võt. Ei, mees muutis seda nagu eestlane tuli, ma ei tea, see mäng nagu täielikult muutus minu jaoks. Lihtsalt see, et mees oli seal. No, see on kõikidele tiimidele, et tasub 2 eestlast. Tasub 2 võtta, kui seda 1 vähemalt võtta. No ega jah, Poolas ongi meil nii palju eestlasi, et põhimõtteliselt seal juba saakski teha. Aga miks see kõik Poola lähevad, mis seal on? Ma olen ise ka seda mõtlenud, et tegelikult on nagu suht palju, eriti nagu nüüd viimasel ajal nagu ikka minnakse Poola. Üldse nagu välismaalased ka siit liigast ju mingil määral. Või ma mõtlen seda, et kas Poola ise tahab nagu siit liigast siis saada või äkki on sellepärast ka, et mängitakse nende Poola satsidega seda, ma ei tea, oligi see Enbel vist tuli on ja pandi suht palju Poola satsidega, nüüd see, ma ei tea, kas FIBAs on nii palju mängitud. Ma arvan, et kindlasti mingit rolli mängib see ka, et Eesti koondis on tegelikult hästi mänginud. Ja ma arvan ka seda. Ja sealt äkki jääb nagu silma, et eestlased ikkagi jagavad seda kossuvärki natuke. Sul ei ole Luuga Poolast midagi pakutud? Ei, Poolast ei ole praegu pakutud. Aga nagu varasemalt ka ole? Ei. Ma ise mõtlesin, et nagu, ei, nagu ma ise mõtlesin, et nagu on. Ma mõtlesin peale seda, mis hooaeg see oli, kui sa üleilma, kui sa ei MVP-ga finaalid? Ei, finaalid ma ei saanud. See All-Star 5. All-Star 5 said, jah. Siis ma mõtlesin seda. Kuidas sa iseloomustaksid Poola liigat? Ma ei tea, ma ütleks, et nagu füüsiline kindlalt. Et selles suhtes võib-olla ei ole nii kiire koos kui... No nii kiire kindlalt ei ole, kui meie söövad mängima. Sellest on raske. Aga ma arvan, et need poolakad ise on sellised, nagu nad on juba, et sellised jõmmid ja... No ja sul leedukatega suht saanud. Ja leedukad suht sellised maamehed ja see muidugi, ärme hakka rääkima selle Poolas kohtunike brigaad, see on ka pigem nagu maadlus, mitte korvpall, aga ma ütleks, et see liiga on nagu füüsilisem lihtsalt ja võib-olla ongi see, et kõik satsid võtavad need poolakad ja siis sa võtadki sinna 2-3 ameeriklast mingi räigelt hea musta taha, kes teeb ja siis ma ei saagi aru, miks see sats valge minu võitis. Kõigil teistel oli mingi must PG. Ma just tahtsin ka öelda, et kui ma Poolas olin, siis oli siuke käekiri põhimõtteliselt kõik seal satsidel. 2, 3, 4 olid poolakad, 5 oli suur ameeriklane, taga oli väike, isegi siuke väga väike must, siuke 1,80 m, kes räigelt tuhas peale. Siuksed kiinisugused põhimõtteliselt. Ja poolakad parandab kaitses. Ei, tegelikult see oli ikka veel seal, aga nüüd vist eelmise aastaga oli ka, et kadus see, või selle aastaga vist nüüd, eelmise aastaga, kadus see reegel ära, vaata varem oli Poolas see, et 2 poolakat pidi korraga. Jah, nüüd eelmine aasta oli ainult 1 ja nüüd see aasta vist võeti üldse see ära. Okay. Et selles suhtes siis võetakse neid rohkem välismaal. Seal oligi vist see teema ka, et poolakate palgad olid lihtsalt nii kõrged, et seal oli nagu vaja neid. Küsisid küll ja need mehed ikka küsisid ikka normaalselt raha seal. Vahepeal mõtlesid, et kuidas see vend, et nagu võib-olla Eestis vaata oleks siuke vend, siis oleks siuke keskmine ja saaks mängida ja oleks tubli, aga siis mängid siukse raha eest Poolas, et see täna oligi. Ei tea, kui Eestis oleks see, okei, ma ei tea, siukest reeglit ei saa küll tuua, vaata, et Eestis niikuinii eestlasi on vaja, meil pole raha nii palju, aga... Keila KK ei saakski mängida. Ja ilmselt küll, et sa pead nagu... Poolas oli veel see mingi aeg tagasi, et üks mängija pidi väljakul olema, kes oli alla 21 aasta näiteks, siuke reegel. Et see... Treenerina muidugi suht raske ma arvan seda teha. Pead hakkama mõtlema seal. Päed kogemata sisse pekki. Aga me mängisime ka ju Kasperi selle Sopoti vastu. See ühe saime korralikult tuppa.
tegelikult see on hea näide, vaata, mängisime seal, siis tegelikult oli füüsiline, vaata, nad olid agressiivsed, kogu aeg meid surusid meid nii räigelt, siis me teiseks mänguks olime sellest, kas nüüd võib öelda, et olime sellega harjunud, aga võib-olla me olime nii-öelda valmis rohkem äkki. Meeskonna sees olid juba muutused kogu toimunud ja me olime nagu rohkem valmis selleks ja me mängisime hoopis teist mängu siin. No ongi, vaata, kui see, mis me Poola liigaga, see võrdlus näiteks siin meie selle pikamängija fiaskoga, et kes tuleb ja kes ei lähe, siis me Kaspariga natuke kirjutasime, siis kui lõpuks meil see otsus tuli, et Ilja tuleb, siis et soliidne hea prospekt, vaata, siis mõtlesin, ei anna väga, keha ei anna võrrelda nende kahe pikaga, kes neil on seal Sopotis, see on ikka ebareaalne suurus. Sakise kehaga. No ja 2 tükki, vaata, et nagu pingilt ei tule isegi nagu leevendust. Selles suhtes ongi, nagu need pikad on ikka suured. No suured jah, nagu ongi nagu kurb üts, vaata, et võetakse üks räige suurmees ja teine räigelt väike mees ja siis pannakse sinna ümber need kaitsemehed ja siis hakkame kossu tegema. On äkki mõni huvitav juhtum ka Poolast, mis seal juhtus, midagi sükest. Ma mäletan, mul oli Slovakkias oli ka sama, aga Poolas ka, et kui riiklikud pühad, siis oli nagu kõik poed kinni. Ja kui nagu keegi ette ei hoiatanud, siis oli nii, et läksid välja ja nagu ei saagi mitte midagi vastu, sest kõik on kinni. No algul mul oli täpselt sama, et ma mäletan, ma jõudsin sinna ka pühapäeval ja pühapäeval oli see on isegi nagu iga pühapäev oli kõik kinni. See, kus ma ja iga pühapäev oli kõik kinni. Ja siis ma jõudsin sinna, anti korter kätte, korteris polnud linu, patju, tekki, mitte midagi sükest ei olnud, nõusid oli ka 2 taldrikut vist. Siis võtsid toredalt, otsisid kõige suurema poe välja ka, kus on vaatasid, ma lähen nüüd sinna, jõudsid ukse ette ära ja siis vaatasid, avatakse homme. Mul oli Poolas küll niimoodi, et kui ma läksin sinna, siis oli nagu, kõik oli ära tehtud, linad, voodid, kõik enam küünlad põlesid, suur welcome sign. Väga viisakalt oli tehtud. Aga see oleneb ka kindlasti klubist. Aga mul oli väga nagu haige elamine ka. Mul oli mingi... Ainult madratsi peal pidid magama. Ei, selles suhtes ma räägin suuruse mõttes ja mul oli nagu, ma räägin mingi 2 vetsu, mul oli 3-toaline, ma arvan, mingi üle 100 ruudu suurna. Üks tuba oli lihtsalt nagu, kus oli 2 seina peegleid, muud ei olnud väga. 1 kapp ka ja peeglid ja siis olid seal toas vaatasid. Sa ei vaadanud lugenud lepingut läbi ja sul agent kirjutas mingi haige asja sinna sisse. Mõtlengi, aga siis midagi muud, vaata raha jäänud, rohkem korteris pidi maksma ja siis. Ja seal oli üks asi oli veel meil, et mis juhtumist meile tuli satsi siuke Puerto Rico vend, siuke must tagumine ja algul vaatasid, tuli kohale, oli siuke, ütleme ausalt, nii vormist väljas meest ei ole ammu näinud. Ja siis hakkas mäng pihta, esimene mäng. Vend oli nii kiire, ta oli siuke, ma arvan, ta oli ka siuke 1,85, midagi siukest, siuke väike, räigelt pontsik vend ja siis essa mäng hakkas pihta, mees pani pealt, mees jooksis kõigist mööda. Siis tuli poolaeg, ma mäletan see mäng. Tuli poolaeg. Vend tuleb poole riietsuumi, siis läheb välja nagu riietsuumist. Treenerid tulevad, ootame kõik teda. Kodumängul ja siis tuleb sealt tagasi 2 hot dogiga. Vend tuli tagasi riietsuumi, siis treener vaatas ka, et mis asja toimub ja värki. Sõi need hot dogid ära ja teine poolega mees ei jaksanud mitte midagi enam. Ta mõtles, et oli väsinud, nagu, et tõmbab natukene energiat juurde, aga tõmbas vist liiga palju. Ise ma mõtlesin ka seda, et ta oli essa poolega ülikiire jooksis ja siis poolel tõmbas seda hot dogi. Teised muidugi tegid ju sooja, me rääkisime koosolek ära, läksime sooja tegema, mees oli ikka riietsuumis, siis tuli välja enam-vähem, tõmbas seda ketšupit ära suu pealt ja siis teine pool hakkas mees lonkis ja mees nagu üldse ei jaksanud. Äkki oleks pidanud 3 hot dogi tegema. No võt väheseks, energiat ei saanud nii palju. Ja siis sa said vigastada, kuidas sul taastusravi läks? No ma ei tea, selles suht raske oli, et kuna ma olin üksinda seal ja kedagi ei olnud, et... No sul tehti op seal, on ju? Ja op tehti seal, jah. No op tehti muidugi, oleks seal samas tehtud, võib-olla oleks parem, mul tehti op mingi 2 tunni kaugus sõites ka. Ja siis, no ma ütlen, see oli karm aeg minu jaoks, et sa oled üksinda, sai, midagi teha ei ole, kogu aeg oled toas ja muidugi mul need valud olid ka peale seda oppi nii suured, et ma sealt toas, ma arvan 6 aega, ma lihtsalt ei tulnudki voodist püsti kordagi ja siis ma, sellepärast ma hakkasin nii palju kaalu kaotama, et ma ei julgenud süüa, muidu vetsuma ja püsti tulema. Ja siis päevas oligi kõige toredam hetk, kui see füsio tuli, see oli mingi vend, kellega natukenegi rääkida midagi ja siis see, et ta tuli kas või pooleks tunniks, oli nagu väga suureks abiks. Muidu oleks ma, kuigi taastumine, kui sa hakkasid neid nii-öelda samme nägema, et läks paremaks, siis hakkas mõtlema, et nüüd ongi korras ja nüüd ongi hästi ja
siis mingi hetk jälle kass ära, kogu aeg oled üksinda, käid seal trennis, siis ma väga ei käinud vaata saalitrennides ka, sest et see jõusaali või see, kus ma tegin, see oli nagu nii palju kaugemal. Ja samal ajal käisin ja see on küll paha. Siis ei olnud tiimiga ka üldse väga koos, siis käisid, harva nägid neid vendas, kodumängudel nägid võib-olla. No siis ongi põhimõtteliselt sama, mis Camil oli, Ta tegi kogu aeg, istus seal Nordi keldris, tegi jõusaali. No ongi, sa oled üksinda nagu ja siis paned seal, selles suhtes oli nagu raske ja siis vahepeal oligi see, ei viitsinud enam nagu mingi hetk mõtlesin, et jumal, läheks Eesti ära, teeks Eestis edasi või midagi. Tahtsin oma rahaga kätte saada, siis pidi seal ikka lõpuni istuma iga kui saab. Aga seal tegelikult need, mis sa rääkisid, need taastusravi võimalused olid ju tegelikult väga head. Ei, väga head, et selles suhtes ei ole midagi olnud. No meil see oligi tiimis, kes meil oli see, nii-öelda ükketreener või see, tal oli ju enda jõusaal nagu. Et nagu seal linnas oligi tema enda oma, mis oli, seal olid kõik võimalused olemas, taastumine, seal oli absoluutselt kõik olemas, korralik ja siis käisidki kogu aeg seal nii-öelda tegemas, siis oli väga, seal oli mõnus teha, ta tegi sul alati nagu individuaalsed kavad, ta vaatas sind, jälgis sind, siis selles suhtes oli muidugi hea, et nagu keegi oli vähemaltki kõrval seal, et said kogu aeg teha. Täitsa üksi ilmselt oleks väga... kui keegi paneb mingi kava, siis ma arvan, et see pigem ei teeks ka väga. Miks sa just Kalevisse tulid, et kas oli kuskilt veel huvi või? No tegelikult ma oleks saanud sinna samasse satsi tagasi jääda, kus ma olin nii-öelda Poolas. See oli nii-öelda põhiline välismaa asi, mis oli ja... Aga ma ei tea, eks Reinbok rääkis suht ilusat juttu ka siin alguses ja tegelikult agent ka arvas, et oleks hea, kui ma saaks Eesti tulla võib-olla tagasi, et saada need jalad alla ja olema ausalt, mul võttis see päris kaua aega ka ikka. Nojah, ma vaatasin ka, et seal suvel koondisega olid, siis suht hirmus oli vaadata, et seal nagu ei liikunud päris nii nagu... ma mõtlen ja tegelikult algus oli ka raske, et ega ma väga ei liikunud, et see võttis ikka nagu aega, et saada nii-öelda ennast üldse liikuma, Aga see tuleb ka selle korduste pealt nagu lihtsalt. Ei, muidugi, et ei olnud seda nii-öelda mängu seda ka ja nii kaua ja siis ma mõtlesingi, et tegelikult Cramo tegi selles suhtes pakkumine oli ka hea ja tegelikult ma ikkagi vaatasin enam-vähem nagu satsi ka, kes ma teadsin ju Hugot varem. Ma teadsin siin nagu, teisi ma nii palju väga ei, aga ma ikkagi tean neid mängeid, Kaset teadsin, teid teadsin. Selles suhtes, et välismaalast niikuinii on see nagu on, aga Kreksi teadsin hästi, ma olen Kreksiga varem mänginud ja ma ei tea, siis oligi, ma arvan, suht lihtne oli see otsus ikkagi teha, sest kui agent ütles, et pigem jääme Eesti, siis ma arvan, suht lihtne oli valida. Mis nüüd edasi saab? Kalevist vist pigem jää? Või? Ei, seda ei tea, ma kõigepealt tahaks võita nüüd need tiitlid ära ja tahaks lõpuks Eesti meistriks tulla, ei ole seda tunnet tulnud, et see mees ei ole. Seda tunnet ei ole tulnud, kogu aeg oled igavene teine olnud, tahaks esimeseks ka saada korraks. Mul oli ka vahepeal sama tunne. Kunagi kaotada. Ja siis tuli Cramosse. Kaval. See on hea tegelikult. Ei, hea taktika. Aga ma arvan, et kui nüüd mõelda tagasi selle, et ma nii-öelda Cramosse tulin, siis nagu ma olen siin ütlen ka, et see tiim või see keemia, mis meil nagu meeskonnas on, siin oligi nende vahetustega, mis tekkis nüüd, ma arvan, et sükest tunnet ei ole ammu olnud, et mul tavaliselt siin märtsikuus, aprilli algus on satsides juba süke tunne, et nagu saaks see läbi, mul on täiesti kopp ees nendest vendadest, et laske nagu ma lähen puhkama ära, siis praegu on nagu selles suhtes kõik on, võib-olla see tunne ka, et nagu kõik olekski nagu eestlased, et oleme ausalt, ega Severi ja Miska, need ongi nagu eestlased ja need välismaalased on ka. Ja mul on ka vahepeal saadata snappe, siis mul on ka vaatanud, et kurat, küll mul on kodus perega olema. Oleks ka teiega vahepeal chillida kuskil. Selles suhtes on nagu äge punt kuidagi kokku saanud ja kuidagi sobib ka, ma arvan, et see meie... Ma arvan, et just see, et meil on õige tasakaal vanu selliseid nagu primis mängijaid ja siis noori, et ei ole siuke ühel poole kaldu kuhugi. Jah, et ma arvan, et kõik on seega, et me nagu keegi ei ole nagu endast väljas või see, mis ma arvan, teeb selle ka nii-öelda mängud ja need nauditavaks meil nagu, või mina ise tunnen seda, kui mängime, et see on tegelikult suht nauditav, et ei ole see, et nagu Tartu siin aastatel on, et sul on ikkagi üks vend, kes peab nagu panema ka ja siis ongi see, lõpus ongi see otsast nii väsinud, et ma just nagu ma rääkisin, vaata, ma arvan, et see viimane Tartu aasta, et teistel satsis endal oli sama tunne, kui ma kogu peale panin, et saaks läbi laega, las see vend viskab niisama üksi. Õige Ventspilsi mäng, viimane Ventspilsi mäng, mis meil oli, mis me olime 110, eks ju. Ja ükski vees ei visanud üle 20 punkti. Nagu ma ütlesin sulle ka vaata pingil, et... No kõik panidki mingi 12-15. Ma räägin, nagu ma ütlesin sulle pingil ka, et kõik mõtlevad, vaata, et et ma ei tea, põhimehed paned nüüd palju ja siis pingilt tuleb üldse kurvipauk kõige rohkem punni, vaata ja
kõik on selles suhtes nagu ei ole ju see, et kõigil on hea meel kokkuvõttes, vahet ei ole, kes seal ma räägin, aga kokkuvõttes ei ole vahet, kas sa viskad 10 punni, viskad 8 punni. Kase ütles ka siis, kui ma tulin pingile mingi vahetus, ütles, et kurja, sa oled mu lemmikmängija. Nüüd, siis ma küsin, kes enne oli, Kaido Saks oli. Jess, ma sain Kaido Saksast mööda. See on suur võit. See on suur võit, jah. Kasele meeldivad vanemad mängijad tundub. Vanemad mehed. Liigume edasi. Ma tegin lihtsalt kategooria niisama elu. Niisama elu. Sul pole sotsiaalmeediat. No. Nagu väga palju ei ole. Jah. Väga palju ei ole, Instagrami ei ole, Facebooki vist ka ei ole. On ikka? On. Facebook on, jah. Ma vahepeal käin ikka. No ühesõnaga elad niisugust salajast elu, et mis põhjus seal on? Oi, jah, tegelikult ma ei teagi, nagu põhjust otsast ei ole, ma arvan, et ma ei tea, mingi aeg tagasi või noh, siis kui oli see, et kõik tegid selle Insta värki, siis ma ei tea, ma ei teinud ja nüüd ma mõtlen juba, et hilja või? Nüüd ma mõtlen, ei no ma ei tea, kas on hilja, aga nüüd ma mõtlen, et ma ei tea, ega väga vahet ei ole, kas mul on see või ei ole. Et ma saan, no aega ma niikuinii, ma ei tea, inimestele väga ei vasta ja selles väga palju. Kusjuures hea, kui ma kirjutasin sulle eile, et täna on salestamine, siis sa isegi vastasid mulle. Ma mõtlesin, et ma lihtsalt näen, et sa oled näinud ja on okei. Aga meil isegi vastas viisakalt mulle. Märt küsib, et mis kell... No ma võtan Märt ja kuu pealt peale, kui trenni lähme. Siis Märt kirjutab, kuule, mis kell lähme? Panen kellaaja. Ja ta isegi ei siini seda. Ta vaatab nootile ja venda isegi ei siini. Kuuba kirjutab mingi tavai või, et okei, või mingi, ma ei tea, reaktiib sõnum ja siis mõtled, kas ta ikka tuleb või ei tule. Sa oled hommiku kohal. Ega tegelikult ma ei tea jah, et no ma arvan, mul ei ole seda enam vaja või noh, võib-olla ma jah võiks teha, aga ma arvan, mul ei ole seda väga vaja. Väga kadestusväärne asi tegelikult ikkagi tegelikult. On või? Arvad või? Jah, off the grid. Lähete minema, Hugo aitab sul seada üles need asjad. Ei. Paneb esimesed followad ka ära seal kuskile. Selles suhtes, eks mul on piisav, et siis mul on nagu Snapis vaatad, mis Make saadab iga päev. Vaatad, mis inimesed panevad, vaatad, see on ikka siuke lõbus. Võib-olla see Insta olekski liiga palju, et saad liiga palju teada, mida ei tahaks. Just. Järgmine niisama elu kategooria on, et sa sööd suht vähe. Ma olen tähele pannud. Ma olen mures natuke. Ma olen ka mures. Võrreldes Hugoga nagu sööd siuksed linnupoja portsusid, et... Millest see on tekituna? Kas pole isu või teadlikult hoiad tagasi või? Ma ei tea, kuna ma olen suht valib ka, mida süüa, siis ega mul tegelikult ei ole isu ka kunagi. No sellega ma olen nüüd ära harjunud, näiteks hommikuti ma tahan nii kaua magada, et ma lihtsalt ei söö enam. Ja... No ega mul kõht väga tühi, vahepeal käid selle rimis, võtad mingi väikse saiakese. Vahest hommikul võtan peale, siis Märt mõtlevad, no veits on kõht tühi nagu. Millal viimati sõin eile lõuna. siis ma ise mõtlen, et kurat, kas ma sõin liiga palju. Ei no siis on see vaata, et lähed hommiku tunned, et kõht on vahepeal tühi, siis hakkab see trenn pihti, siis kaob see tunne ära. Siis saab see trenn läbi, siis vaatad, brööder on niikuinii siin samas, lähed teeb mingi kebaabi, sööd ära, siis lähed niikuinii koju, magad, ma ei tea, teed midagi võib-olla veits, pigem magad ja ärkad üle, siis kurat, kell on nii palju, kas enam tahabki süüa. See paid neid marju ainult endale. Ei no vahepeal ise... Õhtusöök oli mustikad üks päev. Tavaliselt panen jah õhtuks mingi maasikaid ja mustikaid, aga siis vahepeal on endal ka siuke halb tunne, siis kui ärkad üle, siis mõtled hommikul, et tohi ma täna kaalun ennast. Siis astad sinna kaalu, kurat. Siis ta on võib-olla natuke vähe, siis sööd nagu rohkem, aga... Aga see on tunduvalt parem ikkagi kui Pärnus. Jah, on jah. Selles mõttes küll areng on märgata. Et seal ei söönud üldse? Jah. Ma ei tea, kuidas vees elu see. Sul on üks allergia ka, sest on okei rääkida. Jah, see saladus. Et on sellega mingid probleeme kunagi olnud ka sul? Tegelikult oli jah, aga kuigi ma ise ei teadnudki seda, et see pähkliallergia nagu nii tugev on algusest, et ega vanemad väga ei olnud mulle kunagi öelnud seda. Ja siis, no see esimene kord vist oli juba, no ikka, ma ei tea, mingi 3-4 aastat tagasi, siis keegi tõi seal mingit kringlit või midagi. Ja siis sõime seda kringlit rahulikult. Ma mäletan, seal oli nagu tiimi juures, sõime rahulikult seda kringlit seal ja siis järsku hakkas nagu, järsku tunnen, et issand jumal, nagu hingata ei saa, no mingi ilge jama seal. Ja siis küsivad ja need mõtlesid, et ma teen nalja algul on ja, et võib-olla oli halb või midagi. Ja siis, kui näost siniseks ära läksid, siis said aru, et no... Mis te ei tee nalja? Ja siis ma sain ennast teada, ega siis ma küsisin oma ema, et kas mul on siis, ema ütles, et ilmselt siis on. Ja siis teine kõige parem oli see, eelmine aasta oli, läksin Poola. Ja see oli meil see tiimi nii-öelda, noh, see oli kohe päris hoo alguses, et
meil oli tiimiga mingi, seal olid sponsorid ja mingi sihuke istumine. Meil vist ei olnud kõik mängijad kohalgi, ma põhimõtteliselt jõudsin, siis see koha oli seal. Siis pakud seal erinevaid asju ja siis ma ise ka vist nagu unustasin selle otsast ära, sest ma ei küsinud ka, kes seal on. Siis oleme üks suht viisakas kohas ka, istume seal laua taga ja siis sööme toidu ära ilusti, siis tuuakse mingi magust, et ma täpselt ei mäleta, see ei olnud nagu kringel ka, aga see oli ikkagi, no tegelikult kui ma oleks vaadanud korralikult, ma oleks aru saanud, seal on pähklid ja nii-öelda. Ja siis sõin selle esimese tüki seal ära ja siis päris hea, kui sa oled 3 päeva seal olnud, esimest korda need satsi ja siis oled seal tooli peal nüüd. Ei hinga enam vähem, siis kõik olid nii paanikas seal olnud koha alguses. Aga mis siis tehti? No siis mind viidi sealt haiglasse, siis nagu saadi selles suhtes sain korda. Ja mõtlesin, et äkki sul on mingi penn või asi. Ei, muidu on, aga ma nagu tavaliselt ei kanna seda kaasas, et selles suhtes ma ikkagi sellepärast, sa küsisid, miks ma nii vähe söön, ega ma ei julge süüa. Mõtle ka Liepes. Ventspilsis oli ka just see, et see oli 2 šokolaadi, üks oli tavaline šokolaad ja siis teine oli suurte pähklid. Siis kõik vennad ütlesid, jätame selle pähklitega Märdile. Aga alati ongi kõige hullem. Sul on allergia on ju. Ja siis nagu ma olen, mis mingi pistaatsi asi oli või midagi. Siis nagu Märt hakkab endale suhu panema, seda ma mees ise teab kõige vähem, vaata. Ei jälgi väga. Aga praegu pole õnneks juhtunud. Ei ole jah. Need asjad näevad tegelikult nagu nii head välja ka, millal pähklid on. Vaatad, seal mingi šokolaad ja pähklid. No mul endal on ka üks allergia antibiootikumi vastu. Hugo vist mäletab. See oli kõige naljakam asi, mis ma kujunud. Algus mul oli, ma arvan, ma olin mingi 8-aastane. Siis mul anti seda antibiootikumi ja siis ma läksin, algustavad punnid üle käe, siis tood sellised suured lillad latakad lihtsalt. Ja siis ma olin intensiivis mingi paar päeva. Ja see oli jah, mingi 30 aastat tagasi. Ja siis nüüd mul oli uuesti paar aastat tagasi kopsupõletik ja siis perearst ütles, et see nii ammu, et ilmselt ei ole enam allergiat. Siis mõtlesin ka, et no äkki siis on nii, et ei ole. See oli 5 päeva võtnud ei tault ja siis näen, et midagi nagu hakkab tulema. 2 päevaga. See oli nagu nii järsku, see oli nii jõudne. Üleni mingid lillad laike täis. Siis ma olin ma arvan, mingi 3-4 päeva olin kindlasti rohkem olin kodus, et ei nagu ei tulnud väljagi. Ja siis ma tulin esimest päeva trenni. No, veits oli näha, et on siuke lilla või niuke, Ja siis ma ei mäleta, kas see oli see Patrik Tapee. Viskasin talle kätte, siis Marti ütles, kuule, ära puutu teda, et vaata, mis tal on, et see nakkav. Ja, Pätt oli üli. Vend olid niimoodi, siis mõtlesid, kas käsi kohe niimoodi käib. Vend tuleb trenni ja siis on nii nakkav. Aga siis on tugev allergia ikka seal. See oli niimoodi, et kurvi võttis särgi ära, see oli ikka nagu, see oli suht naljakas. See on nagu, ma ei oska, siuke lehmamuster või siuke nagu suvaliselt. Hästi tumedad, nagu oleks sinikaid nagu üle terve keha. Ma mõtlen päris kõva perearst on ka. Ei, no see on ka muidugi. Äkki enam ei ole, nüüd on ära. Ei, ma läksin ka järgmine kord, siis mõtlesin, kuule tänks, et mul on ikka allergiat. Aga nüüd teab. Ärme enne 70 ei proovi. Proovi Märdil ka anda midagi hommes. Vaata, mis juhtub. Mingi Snickersi või midagi. Libistad väikselt. Siis üks asi veel, millest ma mõtlesin natuke arutada siuke, et kaotuse valust, et kui raske on kaotada ühte mängu. Et kas nagu ei tule und ja on siuke, et mõtled miks või pigem ei ole. Oleneb mängust muidugi. Mul on ka, ma arvan see, et oleneb, mis mäng on täpselt, et kui ma ei tea niisama mingi põhiturniiri mängu. No oleneb, kuidas me kaotame ka, et kui sa oled seal ikka 30-se, siis mõtled küll, et kord midagi teeb valesti vist. Või näiteks tegelikult mul oli päris raske peale seda karikafinaali. Ja isegi mul oli, ma ei mänginud ja mul oli ka mõtlesin, mis asi, kuidas jälle nii valesti. Ja et mul peale seda mängu oli küll raske, et tunned nagu kõik on satsi ees hästi ja siis tegelikult tulevad eelmised mängud meil nagu okeilt välja ja siis üks ja kõige tähtsam mäng, see läheb nii-öelda. Siis oli küll päris raske olla. Aga samas ma ei tea, kui me seal hooaja nii-öelda jaanuari algus kaotasime, kelle me kaotasime Valmerele või? Valmerele, jah. See oligi 12 mängu tagasi, 11 mängu järjest. Eks see oli siuke mäng, et me kaotasime selle, aga kokkuvõttes ma ei olnud nagu nii löödud sellest, et... No see oli mingi raske hetk ka ja meil siis oli Chris esmalt korda vist üksi ja meiega. Ja siis kuidagi see mingi reis, me tuli otse mängule. Võib-olla siis nagu see ei olnud nii raske. Et ma arvan, kui nii-öelda millegi peale mängida ja kaotada, siis mul on päris raske nagu võtta. No, nagu nii peale mängu on raske magama jääda, ütleme ausalt. Ei, seda küll, nagu magama nagu, ega ma nagu nii magama väga hästi jää peale mängi. Vahet ei ole, mis mäng siis on. Isegi võidu mäng on kaotusmäng siis. See adrekas on nii üleval, et pead nagu, või vähemalt mul, ma ei tea. Et see ei ole võimalik, et lähed koju ainult, siis teed mingi õhtusöögi ja siis lähed voodisse. Siis ma kujutan ette, kas ma seda lage vaid.
paar tundi ikka. Ja sama päev nagu ei taha nagu mängu järgi ka vaadata, ma vaatan tavaliselt nagu järgmine päev, siis on nagu veits emotsioon nagu raugend, aga siis nagu, ei tea, siis tuleb teha midagi. Nii selle mängu järgi vaatad, sa vaatad nagu enda korve? Ei, mitte nagu meil üks mees satsis. Peale nagu mängu vaatab korvid ära ja siis mõtleb, et tegelikult ma sain päris palju teada sellest mängust. No tegelikult on, kui endal tuleb hästi välja, siis on natuke lihtsam. Isegi kui tappa saad. Ei, seda ei. Kõigulem ongi see, kui nagu endal on nagu tuleb ülikehv mäng ja siis võistkond kaotab ka, siis on nagu. Kui kehv mängu tuleb, et võidad, siis on tõesti. Ma arvan, sellepärast mul oli ka karikas nagu peale seda karikamängu ikka päris mitu päeva oli siuke sitt tunne, et ma ise mängin suht kehvasti. Ma ei tea, kes seal hästi mängis. Ja seda küll, aga kui ongi see, et ise mängid ikka kehvasti ja siis saad selle kotti ka, siis vaatad, kuidas Tartu Sats tähistab seal seda, siis ei ole hea tunne. Ja siis see on kõige valusam. Ja siis siukest mängu ma ei saa nagu järgi ka vaadata siukest mängu väga. Ei, seda ma sest et lõpus ma tean, et nemad tõstavad selle karika ja siis vaatad, siis mõtled, et no mida ma vaatan, siis ma ei saa vaadata. Sellel mängul lihtsalt pool aega ka ei tasunud vaadata. Ei tasu, jah. Seast jah, neid valusaid mänge on olnud küll piisavalt, ma arvan, et et aitab. Nüüd aitab. Tea, otsustatud. Kõik saaks rahulikult magada. Just. Üks asi veel, mis ma tahtsin uurida, et on, kas statistika näitab, kui hea üks mängija on või on seal mingeid erandeid, et loomulikult, kui keegi paneb iga mäng 20 punni ja võtab 10 lauda, et siis ta on hea mängija, aga näiteks kas mingisugune mängija, kes viskab 5 punkti, võtab 5 lauda ja samas nagu pluss-miinus on kogu aeg üks meeskonna parimaid, siis mis siukeste meeste nagu võlu võib olla? Ma arvan, et mingis mõttes statistika näitab ikka midagi, aga tegelikult on ju häid näiteid, näiteks, ma ei tea, Toomik, kes siin on olnud Raieste näiteks. Praegu paneb Hispaanias, ei ole ju skoorija mees ja mees võtab lauda, töötab räigelt kaits, võib-olla statistikas nii palju ei kajastu, aga kokkuvõttes mees on kogu aeg plussis, mees mängib väga heal tasemel, mees saab räigelt mänguaega, et võidavad ka. Ja tegelikult ju meie sats, ütleme ausalt, näiteks kui sa võtadki Kuuba näite, tegelikult on ju, okei, me küll teeme tule nalja palju ja värki, aga statistikas tegelikult sa ei näe, kui nagu kasulik mees saab olla. Ma just mõtlengi sama, et on siuke nagu kokkuvõttes mees võtab pool on aktsioonis. Mees on kaitses hea, mees võtab seal 5 ründalauda ja võib-olla, ma ei tea, viskab kõik oma visked mööda, aga võtab seal 5 ründalauda, mis meile on jumala kasulik, kaitses seisab ära need mehed, et ma arvan, et nagu satsis peab olema siuksed vendi. Ei, muidugi, muidu ei ole võitvat. Jah, et muidu ei ole nagu võitvat, sul peab olema siuksed mängijad, kes ongi, sa teed hea näite, kui meil on kokkuvõttes pluss-miinus pärast pluss 20 ja sellel vennal, kes pani 20 sanga on. Ma ei tea, see on nulli lähedane, siis kokkuvõttes see mees oli päris kasulik mees. No see ka, see lauastatistika on ka mingil määral ikkagi vaatad, et mingi mees võtab 10 lauda mängus on ju, ja siis kui sellest on keskmiselt 1 ründest, siis on suur vahe, kas sa võtad keskmiselt 6 lauda ja nendest 4 on ründest. Jah, ründelaud on ikkagi väärtuslikum. Selge, aga nüüd teeme Märdiga ära selle viske challenge ja vaatame, kas... See on kaamerasse tegema. Jah. Ma tegin ka. No Hugost võiks paremini saada, Hugol oli 0. Ma ei saa enam tulla siia. Ainult 10 viset saab või? Saab harjutada ka. Ei saa. Vaatame, äkki saad 3-4, siis on päris hästi juba. 3-4. Järgmisel korral on mitte mängijad, aga tulevad kontori poolelt 2 inimest, nii et kohtumiseni. Nonii. Yes! Mitte ma ei tahaks, et sul halvasti läheks, aga... Oi, hästi! 2-0. 3. Näiteks Kuubal on vabakatud, aga täpselt sama tunne. 4-0. No 4-0. Ma arvan küll, ta näeb sama väikest korvi kindlasti. Mine. Oi! 5-1. Näed, see ongi see. See on see, kuidas mul kõik läksid mööda. No oota, kes siin on siin vahepeal? 90 kedagi vist. Kase pani 2, 8-1. No sa saad... Ma hakkan närvi. Õnneks mina ise. Võitsin Hugot. Kuule, suur jama. Makel oli 0, Hugol 0, Kreksil 0, nii et. Päris hea ikka tegelikult. No viimaseks ei jäänud. Kirjutab Mart, nagu peatreener ütleb. Nii, mis on siis 10.
kirjas